Uriah töö on sageli tänamatu, eriti kui neil tuleb tegeleda juhtumitega, millele näib puuduvat igasugune seletus. Mõnikord pannakse toime kuritegusid või inimesed kaovad ning tõendite puudumine põhjustab uurimise soikumise. Mõned neist juhtumitest ei leita kunagi vastuseid ja mõistatus jääbki lahendamata. Mary Lou ja Stephen Gary õnnetu abielu algas 1983 aastal ja lõppes traagiliselt sõbrapäeval 1986 aastal. Paar, kes pidas kindlustusäri peamiselt oma jõukas Sugarlandi kodus, oli väidetavalt sageli tülitsemas, kuid Stephen eitas seda. Veebruari 14. töötas Stephen kontoris. Tol pärastlõunal palus Stephen Mary Lou ema Maria, et ta läheks Mary Lou järele vaatama, väites, et ta ei saa temaga ühendust ei sõbrapäeva ega Maria sünnipäeva peoasjus. Maria leidis ukse paokil olevat ja avastas, et 33-aastane Mary Lou oli surnud lamades kõhuli. Teda oli rünnatud 2 tulirelvaga. Hädaabimeetmed Mary Lou elustamiseks südamelihasesse tehtud süstiga muutsid surmaaja kindlaks määramise võimatuks. Stephen väitis, et tegu oli ebaõnnestunud sissemurdmisega, väites, et $35,000 väärtuses ehteid, kasukaid ja muid väärtasju oli kadunud. Maria ei olnud nõus, öeldes, et midagi Mary Lou asjadest polnud kadunud. Stephen, kes väitis, et lahkus majast kell 6:30 hommikul kontorisse minemiseks ning tegi peatusi, mida tunnistajad kinnitasid, helistas Mary Lou'd kell 7:30 hommikul 5-minutiliseks vestluseks. Hoolimata kinnitatud nägemistest kahtles erauurija siiski tema ajakavades, vihjates, et ta oleks võinud märkamatult koju tagasi pöörduda. Uriah märkis ka, et Stephen külastas järgmisel päeval oma peatused uuesti, tuletades inimestele meelde, et ta oli seal 14. Kahtlust lisas see, et Stephenil oli Mary Lou peale $435,000 suurune kindlustuspoliis ja ta oli $120,000 võlgades. 10 kuud hiljem takistas kohtuotsus tal kindlustusraha kättesaamist. Ühtegi teist kahtlusalust ei tuvastatud kunagi. Kuigi Mary Lou perekond usub, et Stephen on vastutav, pole talle kunagi süüdistust esitatud ja juhtum on endiselt vahendamata. See oli 26. juuli 2025, kui Devil's Denny osariigi park sai ootamatult kummalise sündmuse toimumispaigaks, mis on jätnud palju küsimusi vastuseta. Sel päeval saabusid politseinikud sündmuskohale, kus 2 noort tüdrukut olid jäetud üksi ning nende vanemad lamasid vaid mõne meetri kaugusel kõrvuti, verised ja hingetuna. Just sel päeval läksid 41-aastane ema Kristen Bragg, tema 43-aastane abikaasa Clinton ja nende 2 tütart perega matkale parki, kuid mitte kõik neist ei jõudnud koju tagasi. Pere liikus mööda jalutusrada, kui äkitselt hüppas varjatud kohast välja seni märkamatuks jäänud isik ja viskus Clintoni peale, kasutades teritatud nuga. Kristen kogus oma tütred kokku ja jooksis nendega mööda rada auto poole. Kui nad olid ohutuskohas, pöördus ta tagasi ja jooksis abikaasale appi. Kui ta kohale jõudis, oli juba liiga hilja. Ta oli oma viimast hingetamet tegemas. Nüüd oli Kristen ründaja nägu näinud, mis tegi temast tunnistaja, keda ei saanud ellu jätta. Pärast vestlust mitme teise matkajaga sel päeval piirkonnas hakkasid uurijad koostama võimaliku kahtlusaluse profiili. Ta oli valgenahaline mees, kellel olid tumedad püksid, nokkmüts, päikeseprillid ja sõrmedeta kindad. Väidetavalt kandis ta kaasas musta seljakotti ning tal oli seljas tumebeež särk pika varrukaga särgi all, mille varrukad olid üles keeratud. Tunnistajad teatasid, et nägid teda sõitmas väljapääsu poole 4-ukselise sedaaniga, millel oli numbrimärk kaetud. Arvatakse, et auto oli Mazda, mida nähti sõitmas mööda maanteed 170 või 220 pargi lähedal metsases piirkonnas. Hiljem avaldati kahtlusaluse fotorobot ja järgnes 5-päevane inimjaht. 30. juuli pidas politsei kinni isiku, keda nad usuvad olevat kuriteo toimepanija. Käeraudadesse pandi ja vangikongi viidi 28-aastane Andrew James McGann, kes oli hiljuti kolinud Arkansasesse, kus ta pidi alustama uut tööd õpetajana Springdale'i avalikes koolides. Kuid ta polnud veel perede ega õpilastega kokku puutunud. Maganil puudub kriminaalne taust, vaimuhaigus või motiiv. Vaatamata sellele tunnistas Magan väidetavalt oma arreteerimisel kuriteo üles, väites, et ründas esmalt Clintoni, kui Kristen tormas nende lapsi ootusse viima.
päev pärast tema arreteerimist esitati Maganile süüdistus 2 raskendavatel asjaoludel toime pandud mõrvas. Kuid kohtuprotsessi ajal ei tunnistanud ta end süüdi, seades kahtluse alla tema esialgse ülestunnistuse põhjuse. Kuriteo paigalt leitud DNA tõendid aga kattusid tema omadega. Oluline kehavedelik, mis seostas Magani kuriteopaigaga, pärines vigastusest, mille ta sai ohvrite ründamise ajal, kui nad meeleheitlikult püüdsid end tema eest kaitsta. Kuigi neil oli kahtlusalune olemas, polnud mõistatus kaugeltki lahendatud. Mida uurijad pole suutnud välja selgitada, on see, miks Magan, kellel polnud motiivi, seost ohvritega ega kriminaalset minevikku, sooritas nii jultunud ja jõhkra rünnaku. Politsei ei leidnud ühtegi märki, et ta oleks seda kuritegu planeerinud, välistades ettekavatsetuse võimaluse. Ta ei teinud ka mingit pingutust oma isiku varjamiseks ning teda nägid mitmed tunnistajad, kes suutsid ta tuvastada, samuti turvakaamerad. Kohtuistungil Magan peaaegu ei rääkinud ja kogu protsessi vältel näitas ta väga vähe emotsioone. Hoolimata põhjalikust uurimisest ei ole politsei siiani leidnud selle jõhkra teo põhjust ning ka kahtlusalune pole vastuste leidmisel eriti abiks olnud. Praegu käib pikk kohtumenetlus. Magan jääb vahi alla ning teda oodatakse kohtusse jaanuaris 2026 aastal. Loodetavasti toob see istung vastuseid ja aitab sellele ärevust tekitavale sündmusele punkti panna. 70ndatel ja 80ndatel kasvas sarimõrvaritega seotud juhtumite arv ning üks selline kahtlustatav, keda tuntakse Tainong Northi sarimõrvarina, pole hoolimata võimude pingutustest kunagi tabatud. Juhtum sai alguse 30. mail 1980, kui Victoria osariigis Austraalias Frankston Northist teatati kadunuks naine nimega Alison Rook. Tema sõbrad ütlesid politseile, et ta pidi minema bussiga Frankstoni poodi. 5. juulil leidis tema surnukea McClellan Drive'i võsastikust mees, kes jalutas piirkonnas oma koeraga. Seejärel umbes kell 14:00, 6. detsembril 1980 tegid 3 meest, kes viskasid prügi Victoria osariigis Tainong Northis Brew Roadi vana liivakarjääri juures, jahmatava avastuse. Üks meestest märkas võsas midagi kummalist ja kui ta asja uurima läks, oli ta õudusega avastanud, et tegu oli inimjäänustega. Group võttis kohe ühendust politseiga ja sellele järgnes muistatus, mis hämmastab politseid tänaseni. Kui politsei piirkonda läbi otsis, leiti mitte ainult mainitud inimjäänused, vaid ka vähemalt 2 teise inimese omad. Jäänused eemaldati ja saadeti laborisse analüüsimiseks ning tulemused näitasid, et need kuulusid 3 erinevale naisele: Catherine Headlandile, Anne-Marie Sargentile ja Bertha Millerile. Bertha kadus pärast seda, kui ta oli sõpradele öelnud, et plaanib minna Glen Irises asuvasse West Laiani metodisti kirikusse, samal ajal kui Catherine'it nähti viimati oma poissõbra majas Berwickis selle aasta 28. augustil umbes kell 11 hommikul. Anne-Marie kuulutati kadunuks 6. oktoobri pärast seda, kui ta lahkus oma ema majast Cranburnis umbes kell 9:30 hommikul. Ta ütles oma emale, et plaanib minna bussiga Dandenongi ja seejärel suudub Clyde'i postkontorisse. Järgmisel aasta, 9. oktoobril 1981, kadus Joy Carmel Summers Frankstoni bussipeatusest pärast seda, kui teda nähti seal viimati umbes kell 1 öösel. Ta oli teinud Frankstoni poodi, kuid teda ei nähtud enam kunagi ja tema säilmed leiti hiljem Frankston Northi kõrvalisest piirkonnast. 3. veebruaril 1983 sõitis mees Princessi kiirteel Tainong Northis, kui tema autol läks rehv katki. Ta tõmbas tee äärde ja märkas rehvi vahetades lähedal põõsas luud, mille ta viis Verigali politseijaoskonda. Piirkond otsiti läbi ja avastati teise naise, Narimal Stevensoni säilmed. Politsei on sellest ajast alates öelnud, et nad usuvad, et tegu on sarimõrvariga, kes tegutses tol ajal nendes piirkondades, kuid neil pole õnnestunud kahtlusalust tuvastada. On täiesti võimalik, et tal oli veel ohvreid, kuid tema isik on endiselt teadmata. Ja Gridil, kellel on nende juhtumite kohta teavet, palutakse võtta ühendust Crime Stoppers Victoriaga numbril 1800 333 000. Oli 21. jaanuar 2025 ja vaikus oli kõrvulukustav Tšiili Patagoonia piirkonnas. Rajakamera, väike punane tuluke, oli ainus valgus, mis võitles varahommikuse pimeduse vastu. Kaamera lõks oli paigaldatud projekti jaoks, mis jälgis metsloomi.
kaamera jäädvustaks aga rohkem kui vaid puumasid ja pudu, hirvi. See jäädvustaks midagi kummalist ja seletamatut. Midagi, mis paneks kõik tarduma. Kaamera asub lagendiku serval, võimalikult kaugen igast avalikust teest ja asulast. Nad olid suunatud tasasele horisondile, kus polnud tänavavalgusteid ega mööduvaid autosid. Vaatamata igasuguse võimaliku valgusallika puudumisele, kell 00:22 öösel, ilmuvad salapäraselt 2 sellist valgusallikat, mis pärinevad tundmatust kohast. Vaid 2 sekundi jooksul tehti 3 fotot, mis paljastasid hetke, mil kaamerale ilmusid 2 kehatut valgusallikat. Samal ajal salvestati ka lühike video, mis aeglustati, et näidata nende liikumist. Ning tuled ilmuvad eikusagilt, laskudes vaatevälja üleosast alla. Esmalt nähakse suuremat kera, millele järgneb peagi väiksem objekt. Mõlemad tuled näivad kiirgavat valgusjuga, mis on tõenäoliselt põhjustatud kaamera objektiivi peegeldusest. Objektid jäävad kaamera ette, pimestades seda, enne kui nad kaovad ja jätta endast mingit seletust maha. See konkreetne kaamera ei ole ka ainus, mida kasutatakse. Veel 64 kaamerad katavad Patagooniat ja tulemaad Tšiilis selle projekti raames. Kuid hoolimata suurest hulgast salvestusseadmetest jäädvustas selle kummalise nähtuse vaid üks neist ning eksperdid on jäänud mõtlema, mis võis selle põhjustada. Sellistele seletamatutele mõistatustele on pakutud tavapäraseid selgitusi. Need ulatuvad objektiivile liiga lähedale lendavatest putukatest kuni kaameral ronivate ämblikuni. Samuti on pakutud, et need tuled olid plasmoidid, lühiajaline plasmavorm, mida pole hästi dokumenteeritud ja mida looduses harva nähakse. Plasmoidide olemasolu mainitakse sageli koos kuulvälgu olemasoluga. Hoolimata arvukatest teooriatest on spetsialistid siiski nõustunud, et nende kummaliste tulede allika kohta puudub praegu lõplik seletus ning see jääb esialgu mõistatuseks. 24-aastane Larry Morris oli 1974 aastal tudeng Tulsas, Oklahomas ning vabal ajal töötas ta ajutises seismograafina. On teada, et selle aasta aprillis lõpetas ta just töö Rivertonis, Wyomingi osariigis ning tal olid plaanid teha veel sarnaseid uuringuid. Ta ütles oma sõpradele ja perele, et plaanib reisi Yellowstone'i rahvusparki ning et ta sõidab koju oma majja Wyomingis. Tema perekond muutus murelikuks, kui tema ülemus võttis nendega ühendust ja teatas, et ta polnud esmaspäeval pärast seda, kui ta oleks pidanud tagasi jõudma tööle, ilmunud ning avati kadunud isiku juhtum. Uurijad sõitsid tema korterisse ja pärast selle läbiotsimist ei leidnud nad mingeid kuritegevuse märke. Kuid nad eeldasid, et temaga oli midagi halba juhtunud. Enne kui ta koju jõudis, tõenäoliselt kuskil Rivertoni ja Jacksoni vahel, sest puudusid tõendid, et ta oleks kunagi Yellowstone'i jõudnud. Larry juhtumi üksikasjad saadeti politseijaoskondadele üle kogu riigi ja selle tulemusena tuli esimene vihje. Idaho osariigi Twin Fallsi šerifi büroo võttis uurijatega ühendust, et teavitada neid, et nad olid kinni pidanud mehe nimega Larry Marvin Morris, keda kahtlustati sissemurdmises. Kuid see ei viinud kuhugi, sest hiljem selgus, et sissemurdja nimi oli tegelikult Jack Lincoln. Ta oli andnud vale nime, kuna teda otsiti Colorado osariigis tingimisi vabastamise eelsest keskusest põgenemise eest. Selges, et ta oli mestis teise kurjategija James Jagersiga, kellega ta oli varem jaganud vangikongi. Kui neid läbi otsiti, leidsid politseinikud nende valduses olevat Larry juhiloa ja krediitkaardid ning avastati, et nad olid rentinud auto Larry nimele. Sõidukist leiti tõendeid teiste sissemurdmiste kohta ning mõlemad võisteti 15 aastaks vangi. Uurijad uskusid, et nad teavad, mis Larryga juhtus, kuid kumbki mees polnud valmis koostööd tegema. Nad jäid kindlaks, et polnud kunagi Larryt kohanud, hoolimata sellest, et neil olid tema asjad kaasas, kui nad kinni peeti. Mõni päev hiljem tuli uudis, et Larry auto 1966. aasta Ford oli leitud San Francisco remonditöökojast. See oli koht, kus 2 varast olid rentinud auto, milles nad leiti ja arvati, et nad olid Larry auto ära rikkunud ning olid sunnitud tema andmetega teise auto rentima. Larry auto parandati lõpuks ära ja tagastati tema perele. Peamine teooria on, et Morris ja Jägers suutsid kuidagi Larry autosse pääseda, tõenäoliselt hääletades ja kui nad liikusid Rivertoni ja Duboisi vahel, võtsid nad talt elu. Kahtlustatakse, et nad jätsid tema keha maantee lähedal asuvasse metsaalasse ning neid piirkondi otsiti põhjalikult läbi, kuid Larry jälgi ei leitud kunagi. Kahjuks tol ajal DNA tõendeid ei kogutud ja juhtum jäi lahendamata.
Vaidelematu tõend võib lõpuks käes olla. Tõendid, mis on vajalikud kinnitamaks, et Marss võis kunagi elu toetada või võib potentsiaalselt olla elamiskõlblik planeet lähitulevikus. NASA Perseverance'i Marsi kulgur on liikunud üle kivise punase planeedi pinna, kogudes olulist teavet. Eelmisel aastal, 18. juulil uurides Jezero kraatri Bright Angeli moodustist, jäädvustas kaamera rõngakujulisi struktuure, mida nimetati Leonardi laikudeks, ja väikeseid sõlmekesi, mida kutsuti mooniseemneteks mudakivimis nimega Chiva Falls. Chiva Fallsi ulatuses kulgevad suured valged kaltsiumsulfaadi soed. Nende soonte vahel on punakas materjal, mis viitab hematiidi olemasolule. See on üks mineraalidest, mis annab Marsile tema roostese tooni. Tumedad leopardilaigud näivad olevat tekkinud keemilise reaktsiooni tulemusena, milles osaleb hematiid ja mis muudab kivi punasest valgeks. Sellised reaktsioonid võivad samuti vabastada fosfaati ja rauda, mille tulemusena tekivad need silmapaistvad mustad halod. Teadlaste arvates võivad just need reaktsioonid olla mikroobidele energiaallikaks. Leopardi laigude kõrval domineerivad selles ruumis veel 2 mineraali, vivianiid ja gregiid. Vivianid muutub mustaks pärast valgusega kokkupuudet ja raua oksüdeerumist 2-valentsest 3-valentseks. Seda mineraali leidub laguneva orgaanilise aine piirkondades. Gregiid on rauasulfiidi mineraal, mida võib leida mõnedes magnetotaktiilistes bakterites. See moodustab olulise osa iidsetest keskkonnatingimustest tänu oma tundlikkusele väävlitingimuste suhtes. Nende 2 mineraali olemasolu muudab mikroobse elu iseseisva säilimise Marsil veidi tõenäolisemaks ning võib isegi viidata sellele, et see viljatu planeet oli kunagi lopsakalt haljendav. Pixeli ja Sherlocki instrumendid on kaardistanud need tekstuurid ning mudakivides leiduvad keemilised koostised, kogudes proove Chiva Fallsi leiukohtadest. Üks selline proov, Sapphire Canyon, on nüüdseks saanud nime ning seda peetakse praegu kõige ahvatlevamaks kandidaadiks kunagise elu jaoks Marsil. Samas, igal usutaval vihjel on alati ka taganemistee. Mõistatus, kas elu saab Marsil püsida, süveneb hüdrotermiiliste reaktsioonide tõttu. Teadlased avastasid, et sellised reaktsioonid, redox-gradiendid ja geokeemilised rajad võivad kõik biosignatureid jäljendada. Küsimus on, kas leopardilaigud on märk eluks sobivast Marsist või lihtsalt sarnane nähtus? Captain James William Boydie elust, kes teenis Ameerika kodusõja ajal konföderatsiooni armees, täpsemalt Tennessee 6 jalaväepolgus. Pole palju teada, kuid temast on saanud ühe pöörase vandenõuteooria keskne tegelane. On teada, et Boydist sai sõjavang pärast seda, kui ta avastati lõuna poolelt spioonina ning vangistuses olles sai ta teatavat eelistatud kohtlemist. Ta leidis liitlasi mõnede vangivalvurite seas, kellele ta andis teavet kavandatavate põgenemiste kohta. Varsti hakkasid mõned tema kaasvangid kahtlustama, et ta on koputaja ning tema elu ähvardati. Ta oli meeleheitel, et vanglast välja pääseda ja nii kirjutas ta selle teooria kohaselt 1864. aasta detsembris sõjaminister Edwin Stantonile. Ta teadis, et Stanton võib tema vabastamise kindlustada ning seetõttu rääkis ta riikliku detektiivipolitsei juhiga Lafayette Bakeriga, kes nõustus, et Boyd võiks põhjaosariikidele väga kasulik olla. Baker mõtles välja plaani, mille kohaselt Boyd väitis, et tema perekond kannatab tema vangistuse tõttu raskuste käes ning ta vabastati vanglast. Seejärel hakkas ta töötama Bakeri heaks ning talle anti ülesandeks kaardistada kõik põgenemisteed, mis Washingtonist välja viisid. Kui kaart oli valmis, andis ta Bakerile selle koopia, kuid originaali jättis endale ning teooria kohaselt sisaldas see mitmeid asukohti, kust konföderatsiooni sõdurid võisid abi ja põgenemisteid leida. Need asukohad olid Surati kõrts, arsti nimega Maddie kodu, Samuel Coxi maja, samuti Elizabeth Quessenberry ja teise arsti nimega Stuart majad. Teooria väidab veel, et Boyd oli Stanton poolt värvatud, et aidata toonase presidendi Abraham Lincolni mõrvamisel, kuid tal ei olnud kavatsust plaani ellu viia. Ta põgenes ja kõik Stantoni katsed teda leida olid edutud. See oli Stantonile tohutuks probleemiks, kuna Boydil oli palju kahjulikku teavet, millest kõige hullem oli USA presidendi mõrva kavandamine. Sellegipoolest plaan jätkus ja John Wilkes Booth võttis Boydi koha üle, või vähemalt nii öeldi.
Pärast mõrva sooritamist sõitis John Wilkes Booth Navy Yardi silla juurde, kus temalt küsiti salasõna, mille talle oli andnud Lyndon B. Johnson. Talle lubati siseneda Marylandi, pärast mida ta sõitis Surrettsville'i. Pärast murtud jala ravimist kohtus ta Boydiga härra Coxi majas, kes aitas konföderatsiooni sõduritel põgeneda. Boyd aitas Boothil leida hea peidukoha, pärast mida ta sõitis Rappahannocky jõe äärde. Ta oli kokku leppinud kohtumise John Singleton Mosbyga, kes tema väitel võiks Boothi aidata $300 eest, millega Booth nõustus. Boothi otsides sai selgeks, et ta oli järginud üht Boydi kaardil märgitud marsruuti ning anti käsk Booth vahistada ja Boyd hukata. Selle aasta 25. aprillil jälitati Boyd üles härra Garretti taluküüni, kuid ta keeldus alla andmast. Küün südati põlema, kuid Boyd keeldus ikkagi välja tulemast. Lõpuks sai ta tulirelvast haavata, veeti küünist välja ja suri peagi. Paljud inimesed on kindlad, et see teooria on tõsi, kuid kuna Boyd ei saanud end nende väidete vastu kaitsta, jääb ebatõenäoliseks, et me kunagi teada saame, kas see sündmuste versioon tegelikult aset leidis. Nicole Laguerre, Leonard J. Mercury abikaasa, selgitas, et tema abikaasa, juhtiv joonestustehnik, on mees, keda kogukonnas hästi tuntakse. Ta on inimene, kes kõigile meeldib. Tema lõbus ja seiklushimuline iseloom on vastandatud tema rahuliku, vooluga kaasa mineva loomusega. Kõik need omadused teevad Leonardist nii silmapaistva inimese ja muudavad tema puudumise veelgi märgatavamaks. Nicole'i sõnul oli tema abikaasal diagnoositud vaimse tervise häire, mis ägenes selle aasta 25. novembril toimunud koosviibimisel. Pärast koosviibimist muutus Leonard järjest rahutumaks ning lõpuks otsustati talle erakorralist arstiabi otsida. 29. oktoobril viidi 57-aastane Leonard Gardneri Haywoodi haiglasse, kus talle osutati arstiabi, et ta taas jalule aidata. 2 päeva pärast tema haiglasse sattumist, 31. oktoobri varahommikul kell 3, ilmusid politseinikud ootamatult Nicole'i ukse taha. Nad tulid kiireloomuliste uudistega. Leonard oli põgenenud ja oli nüüd kadunud. Väidetavalt oli Leonard purustanud oma toas akna, roninud välja, jooksnud haigla katusele, hüppanud alla ja põgenenud. Nicole on süüdistanud haiglat selles katsumuses ja nõuab vastuseid, kuidas tema abikaasa sai põgeneda, kui väidetavalt pidi valvur teda jälgima. Ta rääkis telefoni teel õe ja psühhiaatriga, kes ütlesid talle, et Leonardi põgenemise ajal oli kohal valvur, kuna Leonard oli vastu võetud erakorralise juhtumina. See seletus ei selgitanud, kuidas see juhtus või miks keegi ei üritanud talle järele joosta. Pärast ootamatut ja äkilist kadumist viis Gardneri politseiosakond läbi põhjaliku uurimise. Arvestades, et kadunud mees on riskirühma kuuluv isik, kinnitas politsei, et nad teevad kõik endast oleneva, et ta üles leida. Ulatuslikud maapealsed otsingud kammisid läbi tänavad, lähedal asuvad metsad ja hooned. Kohale toodi koertaüksused, et tema jälgi ajada ning sonariseadmed kontrollisid kogu linna. Need pingutused osutusid siiski asjatuks ja lõpuks hakkasid need vaibuma. Nicole on sellest ajast alates otsingud enda kätte võtnud ja alustanud GoFundMe kampaaniat, mille tulud lähevad eradetektiivi palkamiseks. Tal kulus vaid 1 päev vajaliku summa kogumiseks ja siis tuli mängu Dana Prestone ettevõttest Rockwell Investigations. Prestone avastas, et Leonard oli jooksnud lähedal asuvasse metsaalasse ja suundunud sinna, kus jälituskoera jälg oli lõppenud. Just selles piirkonnas, mis oli kuidagi jäänud lugematutel politseinikel 2 silma vahele, leidis Preston haiglasokid. Haiglasokid võivad kuuluda Leonardile, kes lahkus asutusest endiselt haiglariietes. Prestone kohtus seejärel uurijatega, kes sokkide leidmise järel pakkusid, et kadunud mees võib kas olla järves või on keegi ta kuidagi peale võtnud. Nicole pole lakanud oma meest otsimast ja usub, et keegi seal väljas teab midagi. Ta on jaganud lendlehti linnades ja asulates üle kogu osariigi ning postitab regulaarselt uuendusi Facebooki lehele Leia Leonard Mercury. Preston on endiselt juhtumiga seotud ja viis läbi oma enda maastiku otsinguid. Tevet saab edastada Gardneri politsei osakonnale numbril 978 63 26 500.
43-aastane Louise Faulkner ja tema 2-aastane tütar kadusid 1980 aastal Austraalias Victoria osariigis St Kildas. Ainus kahtlusalune on tütre isa George Sutherland, kuid teda ei süüdistatud kunagi tõendite puudumise tõttu. Louise'il, kellel oli 3 vanemat last, kes elasid tema endise abikaasaga, oli suhe Sutherlandiga ja ta jäi temast uuesti rasedaks. 1980 aasta 26. aprillil ütles ta oma naabrile Corinne Wildile, et külastab meest, keda ta nimetas kartulikasvatajaks Parker's Corneris Gippslandis. Sutherland oli sel ajal seotud selle kartulikasvandusega. Wild nägi, kuidas Louise istus valgesse Holdeni pikapisse, mida juhtis niinimetatud jazzsakas austraallane, kes ta peale võttis. Nädal hiljem leidsid Louise'i vanim tütar ja vanaema tema korteri tühjana. Louise, kes vajas artriidi tõttu kõnnikeppi, oli selle kepi maha jätnud. Tema öökapisahhlid olid tühjaks tehtud ning televiisor, kohver, mõned riided ja tütre sünnitunnistus olid kadunud. Politsei küsitles Sutherlandi, kes alguses eitas, et oleks Louise'i märtsist saadik näinud. Selgus, et ta leppis oma naisega ära, kes kolis temaga koos farmi, kuid ta jätkas kohtumist Louise'iga. Talu omanikul oli valge Holdeni pick-up, mida Sutherlandi lubati kasutada. 2 kuud hiljem müüs Sutherland oma vara odavalt maha ja kolis koos oma endise naisega Ameerika Ühendriikidesse, enne kui ta aastaid hiljem Austraaliasse tagasi tuli. Louise jäi kadunuks kuni 2006 aastani, mil anonüümne kiri meediaväljaandele väitis, et Sutherland tunnistas, et oli temast lahti saanud pärast seda, kui naine palus rohkem osaleda nende tütre elus. Vaatamata uurimisele ei esitatud Sutherlandile kunagi süüdistust ning ta on endiselt huviorbiidis ja Louise'i asukoht on siiani teadmata. Inimese DNAs on teadaolevalt välja surenud inimliikide jäänuseid. Aastakümneid on meid pandud uskuma, et oleme ühe varase inimese järeltulijad, kuid viimaste avastuste põhjal on meie kadunud põlvnemine palju keerulisem kui see. Me ei ole lihtsalt Homo erectuse arenenud järglased ega ka pelgalt neandertallase ja denisovlase DNA kokkusulamine. Selles loos on palju enamat, mida oleme hakanud avastama alles viimastel aastatel oma teadmiste ja arusaamise otsingutel. Juba 2020 aasta tõi väljend varjatud põlvnemisliinid kaasa uue mõistatuse. Leiti, et Lääne-Aafrika genoomides sisaldus salapärane DNA-ahel tundmatult arhailiselt populatsioonilt, keda pole siiani tuvastatud. Tõenäoliselt toimus see ristumine umbes samal ajal, kui mujal maailmas toimus neandertallastega ristumine. Leiti, et 4 Lääne-Aafrika populatsiooni, assanid, mendid, jorubad ja gambialased kandsid kõik salapärase tundmatu arhailise hominiidi DNA-d. Inimese sugulase, kes arvatakse olevat meie liinist lahknenud enne neandertallasi. See avastus lisas inimkonna põlvnemisloole täiesti uue kihi, mis ulatub kaugemale kui denisovlased ja neandertallased. Lisades puslele veel mõned sobimatud tükid, tegid teadlased 2025 aasta mais Hiina Yunani provintsis sarnase avastuse. Leides selle, mida nad pidasid 7000 aasta vanuseks luustikuks, avastasid teadlased jälgi veel ühest varem tundmatust inimharust. See uus liik on saanud nimeks basaalne Aasia sini, mis seab kahtluse alla esialgsed arusaamad Tiibeti ja Austroaasia populatsioonide päritolu kohta. Arvatakse, et see äsja nimetatud kummitusliik eraldus teistest inimliikidest umbes 40 000 aastat tagasi. KUS 2020 aasta uuringuga on tänavused avastused, mis põhinevad enam kui 100 Hiinast leitud skeletijäänuse uurimisel ja analüüsil, toonud kaasa hulga teadusartikleid. Need uuringud viitavad sellele, et neandertallased, denisovlased ja 3. tundmatu väljasurnud inimrühm ristusid vähemalt korra veelgi vanemate tundmatute ja väljasurnud hominiididega, kellel on varjatud põlvnemisliinid, millest me midagi ei tea. Violet Charlesworth, keda paljud tundsid ka nime all May, oli kelm, kes suutis 1900 aastate alguses aastaid ametivõime petta ning tänaseni on tema saatus teadmata, sest ta kadus ja teda pole enam kunagi nähtud. Violet sündis 1884 aastal Inglismaal Staffordis. Tema isa David töötas kindlustusagendina, samal ajal kui ema Miriam jäi koju, et hoolitseda Violetti ja tema 3 teise lapse eest. Vahetult pärast sajandivahetust kolis perekond Põhja-Walesis asuvasse Ryles, kus nad said oma jõukuse tõttu hästi tuntuks.
Kohalikud lobisesid Violetist, kes kandis kalleid rõivaid ja keda võis linnas näha luksusautodega ringi sõitmas. Temast sai omamoodi väike kuulsus, kuna tema tegemistest kirjutati sageli ajalehtedes. Kuid 1809. aastal muutus tema elu, kui ta sõitis ühel kuuvalgel õhtul autoga. Selle aasta mais pidi ta vastu tuleva auto vältimiseks kõrvale pöörama ja sattus selle tagajärjel kokku kitsedega vankriga. Seejärel sattus ta 1909. aastal veel ühte õnnetusse, vaid mõned päevad enne oma 25. sünnipäeva. Tema õde ja nende autojuht sõitsid mööda Põhja-Walesi rannikut, kui auto sõitis vastu seina. Õnnetu Violet, kes autot juhtis, paiskus läbi auto esiklaasi ja maandus all olevatele kividele. Seejärel viisid laineta ookeani ja teda ei leitudki enam kunagi. Kuid paljud inimesed usuvad, et ta lavastas oma enda surma teadmata põhjuste. Hiljem tuli ilmsiks, et ta elas üle oma võimete, kuna tal oli võlgu 17 000 naela ehk umbes $22 000. Need, kes perekonda tundsid, teatasid, et Miriam oli aastaid rääkinud, et Violet pärib oma kihlase, sõduri, kes oli oma elu kaotanud käest 70 000 naela suuruse varanduse. Ta oli samuti Edward Jonesiga kihlatud arstile ja mees nõustus temaga abielluma, kui kuulis tema peatsest pärandusest. Tuleb märkida, et ta väitis, et saab selle raha kätte 25-aastaseks saades. Ta leenas Edwardid 5000 naela, lubades talle raha tagasi maksta, kui tema pärandus saabub, ning varastas veel 400 naela leskproua Smithilt sama lubadusega. Ta kasutas seda raha aktsiaturule investeerimiseks, kallite riiete ostmiseks ja kinnisvara soetamiseks üle kogu Ühendkuningriigi. Urimine tema kadumise kohta jätkus endiselt ning ühel hetkel nähti Šotimaal hotellis naist nimega Margaret MacLeod, kes meenutas hämmastavat Violetit ja oli koos Violeti õega. Hakkasid lävima kuulujutud, et Margaret on tegelikult kadunud pärijanna, kuid kui temalt selle kohta küsiti, eitas ta neid väiteid. Seejärel reisisid need kaks naist Glasgow'sse, kus nad jagasid tuba Central Station hotellis. Ja kuna ajakirjandus oli neil kannul, püüdsid nad tähelepanu vältida, kasutades pärast hotellist väljaregistreerimist kaubalifti. Kuid üks ajakirjanik sai nende plaanist aru ja nurkas nad, mis ajendas Violeti tunnistama, et ta oli tõepoolest oma ema abiga oma surma lavastanud. Tema ja Miriam arreteeriti ning mõisteti 5 aastaks vangi, kuigi nad pidid reaalselt kandma vaid 3 aastat. 27. augustil aastal 2025 toimus Tulsas linnavolikogu koosolek. Selle koosoleku peamine fookus oli kogukonna arendamise toetuste eelarve ülekannete arutamisel, samuti kodutuse määrusel, mille raames volikogu arutas kodutute laagrite koristamist ja seda, kas see tekitab rohkem kahju kui kasu. Kell 17:00. Sellistes aruteludes osalejad kogunesid Tulsa teisel tänaval teisele korrusele volikogu saali ning arutelud algasid peagi. Neil koosolekutel valitseb alati autoriteetsuse ja soliidsuse õhkkond, mis peagi ootamatult katkes. Katkestus tuli häiriva kõmaka näo. Koosolekut salvestati ning kaamerad jäädvustasid hetke, mil maavärina moodi kõmakas raputas kogu hoonet ja peatas kõneleja poole lause pealt. Ametnikud vahetasid omavahel segaduses ja murelikke pilke. Silmad pärani vaatasid nad ringi, mõeldes, kust see aknaid veristanud plahvatus tuli. Müstilisel kombel kostis mõni minut hiljem hoones teinegi kõmakas ja see raputas sama tugevalt kui esimene. Linnavolikogu liige Anthony Archie meenutas seda kummalist sündmust, selgitades, kuidas see seletamatu kõmakas oli hoonet raputanud ja seal viibinutes hirmu tekitanud. Pärast teist juhtumid lahkusid ametnikud ja võimuesindajad hoonest kiiresti, lootes leida, kust need häirivad kõmakad pärinevad. Kummaliselt ei olnud hoone väljas mingeid märke millestki, mis oleks võinud selle eest vastutada. Mõned võrdasid juhtunud maavärinaga, kuid sel ajal piirkonnas seismilist aktiivsust ei registreeritud. Samuti näib, et sellele koletule mürgele, mis volikogu liikmeid vapustas, ei olnud meteoroloogilist seletust. Kui see polnud maavärin ega mõni muu ilmastikunähtus, siis mis see oli? See on küsimus, mis jäi vastuseta ka mitu kuud hiljem, hoolimata põhjalikust uurimisest. Vastuste puudumine tekitab kogukonnas arusaadavat pinget. Mõtleme, milline neist süngetest teooriatest võib olla õige.
Enamik inimesi lükkaks kuulujutud neetud esemetest kohe kõrvale, kui pelga ebausu või fantaasialennu. Kuid paljud inimesed on teatanud enneolematust halvast õnnest pärast Arizona osariigis asuva Escalante kivistunud metsa rahvuspargi külastamist. Eriti pärast seda, kui nad otsustasid sealt kaasa võtta tükke kivistunud puidust, mis on seadusega keelatud. Tundub, et paljud metsakülastajad ei suuda hoiduda reisimälestise kaasavõtmisest ning paljudel juhtudel räägitakse, et tagajärjed on tõsised. Varem polnud see sugugi haruldane, sest maade avastajad laadisid sageli oma vankrit selle puiduga ning müüsid seda siis lähedal asuvate linnade elanikele. Tol ajal ei olnud seadusi, mis oleksid selle puidu eemaldamist keelanud, kuid see muutus 1962 aasta detsembris, kui mets kuulutati ametlikult rahvuspargiks. Sellest päevast alates määrati trahv kõigile, kes tabati puitu eemaldamast, kuid see ei takistanud mõningaid inimesi salaja siiski puidutükke koju kaasa võtmas. Ühel korral otsustas üks mees endale mälestuseseme võtta ja tegi suuri pingutusi, et varastatud puutükk enne pargist lahkumist ära peita. Kuid peagi saatis ta eseme koos kirjaga parki tagasi, öeldes, et tema elu laguneb koost ja ta oli veendunud, et mets oli ta neednud. Teine mees palus pargiametnikel varastatud puutükk tagasi võtta, et tema elu saaks taas normaalseks muutuda. Üks külastaja ütles, et tema ja tema tüdruksõber olid olnud koos 3 aastat, kui nad parki külastasid. Enne lahkumist pistis ta salaja taskusse puutüki ja ilma igasuguse hoiatuseta lõpetas tema tüdruksõber koduteel äkitselt nende suhte. Teised on teatelnud tõsistest terviseprobleemidest pärast metsast varastamist, kuid niipea, kui nad puidu tagasi viisid, hakkasid nad paranema. Mõned rääkisid lugusid sellest, kuidas neid avalikult alandati, samal ajal kui teised sattusid õnnetustesse, mis nende arvates poleks kunagi juhtunud, kui need neetud esemed poleks olnud. Puidutükke on pargiametnikele tagastatud kogu maailmast, kusjuures üks mees tagastas oma varastatud suveniirid, mis kaalusid üle 30 naela. Pole teada, kuidas tal õnnestus nii palju puitu pargist välja smugeldada, kuid ilmselgelt oli see halb mõte. Mis iganes ka poleks, loodetavasti hoiavad need lood külastajaid tagasi kivistunud puidu varastamisest kaitsealalt, kus karm rahatrahv võib olla nende muredest kõige väiksem. ASKPI raadiopildid jäädvustasid kummalise vaevu märgatava mulli, mida saab näha ainult raadiolainete lainepikkustel. See mull, peaaegu täiuslik ring, ei oma ilmset röntgen ega optilist vastet. Need ebatavalised omadused andsid sellele anomaaliale kõige sobivama nime, teleos, mis on kreeka keeles tõlgituna täiuslik ja täielik. Teleos avastati juhuslikult siis, kui astrofüüsik Miroslav Flipovitš uuris võimsa raadioteleskoobi pilte. Just see kummaline kujutis torkas kohe silma, väärides edasist uurimist ja köites kogu astronoomia maailma tähelepanu. Alguses arvasid teadlased ja uurijad, et see kuju on lihtsalt supernova jäänused, kuid sümmeetria on siiski kummaline ja täiesti ebatavaline selle klassi objektide puhul. Üldiselt on täheplahvatuse järele jäänud laienevad gaasikestad ebakorrapärased ja raskesti eristatava kujuga. Need moonutused on tingitud lööklaineist ja sellele järgnenud koostoimetest lähedal asuva kosmilise materjaliga, mis on väga harva ühtlased. Teleos eras seda reeglid üsna ilmselgelt, näidates peaaegu veatud ebaloomulikku kujundust. Sfääriline sümmeetria on haruldane ja võib-olla isegi olematu teadaolevate supernova jäänuste seas, mis on viinud spekulatsioonideni plahvatuse täpse päritolu ja olemuse kohta. Lisaks seletamatule kujule on teadlased endiselt hädas objekti kauguse, tegeliku suuruse ja vanuse kindlaks tegemisega. Asjatundjad on suutnud pakkuda vaid hinnanguid, oletusi ja teooriaid. Sõltuvalt sellest, millise neist valid, on teleos kas noor ja lähedal või vana ja suur. Kui see on esimene variant, lisaks optilise vaste puudumine müsteeriumile veel ühe kihi, mida teine variant aitaks lahendada. Aga kui see on viimane variant, peame mõtlema, miks seda pole varem kunagi täheldatud. Tõtt öelda, me ei tea tegelikult, mis teleos on. Ja selle olemasolu ümbritsevad seletused on vaid hüpoteesid. Jällegi, hoolimata meie arenenud teadmistest ja tehnoloogilistest edusammudest, oleme teadmatuses, teadmata, millised saladused meie lähedal varitsevad või kas need kujutavad maailmale ohtu.
1748 aastal lõppes see, mis pidanuks olema Londonist pärit mesinädalapaari rõõmus laevareis traagiliselt. Laev Lady Love a Bondi lugu on täis armukadedust, raevu ja saladusi ning paljud inimesed usuvad, et see alus seilab tänaseni meredel. Selle aasta 13. veebruaril astusid kapten Simon Reed ja tema värske abikaasa Londonis laevale ning suundasid Portugali, kus nad kavatsesid oma mesinädalaid tähistada. Nad olid kutsunud kaasa mõned oma sõbrad ning Triigi andmete kohaselt oli laeva meeskond väga kogenud. Samuti öeldakse, et laeval valitses rõõmus ja pidulik õhkkond. Muusika mängis ning reisijad nautisid end. See tundus ideaalne olukord, kuid midagi kurja kuulutavat oli toimumas, millest Reed polnud teadlik. Tema esimene tüürimees, mees nimega John Rivers, tundis vastamata armastust Reedi naise vastu ega suutnud leppida sellega, et ta oli tagasi lükatud. Asja tegi veel hullemaks, see, et nüüd oli ta abielus tema kapteniga ja mida kaugemale nad purjetasid, seda vihasemaks Rivers muutus. Kui laev läänes kurikuulsale piirkonnale nimega Goodwini liivad, haaras Rivers rooli enda kätte ja juhtis Lady Love a Bondi pahatahtlikult liiva madalikule. Niipea kui laev madalikule jooksis, hakkas see vett võtma ja meeskond sai aru, et olukorda pole võimalik päästa. Vaatamata nende parimatele pingutustele ei suutnud nad laevalt pääseda, sest ookean neelas selle kiiresti endasse ning kõik pardalulijad hukkusid. Uudis tragöödiast levis kiiresti ja kuigi paljud tundsid Riversile kaasa, ei saanud nad heaks kiita seda, et tema teod maksid nii paljude inimeste elud, kõik tema armukadeda loomuse tõttu. Midagi polnud enam teha ning juhtum jäi ajalooõpikutesse kui vältikav tragöödia. Varsti hakkasid Lady Love Bondi ja selle reisijate mälestused hääbuma. Kuid täpselt 50 aastat hiljem juhtus mõeldamatu. 13. veebruaril 1798 sattus rühm kalureid, kes purjetasid ohtlike Goodwini liivade lähedal seletamatu vaatepildi peale. Nende ees vees ilmus äkitselt Lady Love Bond, kuid see polnud enam see kaunis laev, mis ta kunagi oli olnud. Mehed teatasid, et nägid selle ümber kummalist rohelist kuma ja kuulsid laevalt rõõmsat muusikat. Teine laev, selles piirkonnas seilanud Schooner, teatas samuti, et Lady Love Bond ilmus nii ootamatult, et Schooneri kapten pidi kokkupõrke vältimiseks kõrvale põikama. Keegi pole kunagi teatanud, et oleks näinud ühtegi meeskonnaniiget või reisijat pardal, kuid paljud inimesed usuvad, et nad on tegelikult endiselt laeval, naeratud igavesti sama marsruuti purjetama. Üksikreis, hüljatud auto, 922 ja 650 aakrit rahvusparki. Need on rahutuks tegevad elemendid, mis domineerivad Missouri osariigi elaniku Angel Bullia kummalises juhtumis. Angel sündis ja kasvas üles St. Louisis, Missouris ning kolis pärast Wisconsini Lawrence'i ülikooli lõpetamist Chicagosse. Ta ei jäänud Chicagosse kauaks ning 2025 aasta oktoobris kolis ta tagasi St. Louisi. Siin sai ta töökoha River City Casinos, kus ta pidi alustama novembris. Kahjuks ei saanud Angel kunagi võimalust oma uuel töökohal alustada, sest ta kadus seletamatult just sel kuul. See oli 6. november, kui 26-aastane Angel astus lennukile, mis suundus Port Angelesse, Washingtoni osariigi. Enne kasiinos tööle asumist soovis ta külastada Olympicu rahvusparki. See spontaanne üksikreis oleks tema esimene külastus 922 650 aakri suurusesse looduskaitsealasse. Alguses plaanis Angel seal viibida vaid paar päeva, öeldes, et ta naaseb koju 10. novembril. Ootamatult otsustas Angel siiski oma viibimist määramata ajaks pikendada. 11 päeva pärast lahkumist St. Louisi mugavustest nähti Angelit viimati Port Angeleses ostlemas, kus ta jäi turvakaamera salvestisele üksi. Videosalvestisel on näha, kuidas Angel ostab väidetavalt Walmartist $800 eest matkavarustust, mis viitab sellele, et viibimine Olympicu rahvuspargis oli palju pikem, kui keegi oleks osanud arvata. Üks päev pärast seda ostu saatis Angel oma emale endast pildi, kus ta naeratab ja andis teada, et temaga on kõik korras. See oli viimane kord, kui keegi Angelist kuulis. Tänu püha tulija läks, kuid noor naine ei võtnud oma perega ühendust. Coe said nad aru, et midagi on valesti. Mõned päevad möödasid, kui Angeli ema püüdis kõigest väest mitte paanikasse sattuda.
Lõpuks, 27. novembril oli ta sunnitud tegema selle masendava telefonikõne Port Angelesse politseiosakonda. Järgnenud uurimine tõi välja viimati nähtud valvekaamera salvestise, mis viitas sellele, et Angel viibib pargis kaue. Samuti tehti kindlaks, et tema telefoni kasutati viimati 18. kuupäeval ja pärast seda ei olnud tema sotsiaalmeedias mingit aktiivsust. Sel ajal rentis kadunud naine sõidukid 2025 aasta Ford Bronco Sporti. Auto leiti alles kuu lõpus hüljatuna sõiduki matkaraja alguses ja pargis. Sõiduki põhjaliku läbiotsimise käigus tehti mitu häirivat avastust. Uurijad leidsid noore naise ostetud telkimisvarustuse, mis viitas sellele, et tal ei olnud võimalust asju lahti pakkida. Leiti ka 3 söömata Subway võileiba, mis olid ostetud Washingtoni Walmartist. Siis tehti üks eriti kohatu leid. See oli Olympicu pargi hooldustöötaja kontrollnimekiri ja basseini varustus, mis olid jäetud Angeli rendiauto pagasiruumi. Tema emale teatati, et hooldustöötajad, kellele need esemed kuulusid, oli üle kuulatud. Kuid politsei ei avaldanud, millist teavet sellest ülekuulamisest saadi. Nimetud töötajad ei ole kahtlusalusena nimetatud ning Angel on endiselt jäljetud kadunud. Kõik teated Angel Bulia asukoha kohta võib edastada Olympicu rahvuspargi vihjeliinile numbril 888 65 30 009. See pole kunagi hea märk, kui politsei kutsutakse piirkonda, kus inimesed on kurtnud halva lõhna üle. Ja just nii juhtuski. 1916 aastal Arizonas Flagstaffis, mis andis alguse mõistatusele, mis on tänaseni lahendamata. Sel ajal oli May Prescott piirkonnas tuntud bordelli omanik. Tema äri toimus nende üürimajades ja ta oli tuntud kui otsekohene naine, kes ei talunud oma klientide halba käitumist. Üürimajad polnud aga ainsad kinnistud, mis Mäe piirkonnas omas. Ta oli edukas ärinaine, kes oli Flagstaffis palju sõpru leidnud ja allikate sõnul meeldis ta kriigile, kes teda tundsid. Aga tundub, et keegi kogukonnas suhtus Mäesse teisiti. Tema juhtum sai alguse 30. augustil 1916, kui naabrid märkasid, et nad polnud teda mitu päeva näinud, mis oli väga ebatavaline. Nad otsustasid minna tema majja teda vaatama, kuid lähenedes tundsid nad tugevat lõhna, mis tuli May ja Fredi kodust, mis oli puust hurtsik. Kartes, mida nad seest võivad leida, võtsid nad ühendust politseiga. Olukord tundus tõsine ja kui politsei saabus, said nende halvimad hirmud kinnitust. Kui nad hurtsikusse sisenesid, leidsid nad paari surnuna ning oli selge, et nad olid elu kaotanud juba mõned päevad varem. Nii May kui Fred olid saanud noahaavu ja neid oli tulistatud, pärast mida üritas ründajad tõendeid hävitada, süüdates jäänused põlema. Woody, kus nad leiti, oli sööstunud nagu ka jäänuste ülemised osad. Kuid tuli ei olnud levinud ning kas kustus ise või kustutas selle ründaja teadmata põhjustel. Vedeliku leiti onnis erinevatest kohtadest, sealhulgas põrandalt ja voodilt. Mõned inimesed uskusid, et see oli süüte vedelik, mida ründaja kasutas, lootuses, et ond sütti põlema, kuid seda ei kinnitatud kunagi. Kohtunik Harrington, linna kohtuarst, ütles hiljem, et kui ta esimest korda laipu nägi, olid paarike teineteise vastu surutud ja Fredil oli tulirelv käes, mis tundus väga ebatavaline, arvestades nende asendeid, milles nad leiti. Kui onni läbi otsiti, leidis politsei habena ajamisnoa, millel oli bioloogilist materjali ning väljast leiti veel üks, kuid see oli palju vanem, roostes ja tõenäoliselt kuriteoga mitte seotud. Lähedal asuva laohoone ukse pealt leiti käejälg ja bioloogilist materjali ning põrandalt leiti veelgi sama materjali. Kellelgi polnud aimugi, kes võis paari rünnata ning uurijad küsiklesid väga paljusid inimesi. Mõned May sõbrad ütlesid neile, et Fred oli Texases ja naasis vaid 4 päeva enne rünnakut ning et nende taaskohtumine polnud sugugi õnnelik. Paljud olid kuulnud, et Fredil oli mitu armusuhet ning nad võtsid ta sellepärast ette, mis viis tulise vaidluseni. Selgus, et keegi oli võltsinud kirja, milles ründaja üritas süüdistada Fredi, kuid keegi ei uskunud seda, sest ta ei oleks saanud endale ise selliseid vigastusi tekitada. Juhtum registreeriti mõrvana, kuid hoolimata politsei parimatest pingutustest ei õnnestunud neil rohkem tõendeid leida. Aja möödudes jäi juhtum lahendamata.
Kedagi ei nimetatud kunagi kahtlusaluseks ja me ei pruugi kunagi teada saada, kes tappis selle paari rohkem kui 100 tagasi. Midagi kummalist on sisenenud meie kodu, planeet Maa, vahetusse atmosfääri. Võib-olla on see komeet või ehk vana tähed. Võib-olla on see tulnukate lahingulaev, mis üritab kontakti luua, nagu väidab üks vastuoluline teadlane. Kuna seni pole ühtegi usutavat vastust pakutud, teame vaid seda, et 3EA atlas pole sugugi tavaline. See oli 1. juulil 2025, kui NASA rahastatud teleskoop nimega Atlas märkas seda kummalist tähtedevahelist objekti. Tegemist oli ajaloo 3. kinnitatud vaatlusega. Alates selle avastamisest on 3E atlasad korduvalt jälgitud, sealhulgas James Webbi kosmoseteleskoobi abil, mis jäädvustas selle oma lähi-infrapunaspektrograafi abil. Ka Psyche kosmosesond jälgis oletatavat komeeti, tehes 8 tunni jooksul 4 vaatluskorda. Ka Punchi missioon jäädvustas taevaobjekti pilte ning suutis teha selgeid pilte komeedi ebatavaliselt lühikesest sabast. Kuid saba pole selle objekti juures ainus ebatavaline asi. Viimaste kuude jooksul on ilmnenud mitu anomaaliat, mis on teadlased hämmingusse jätnud. Täheldati, et Atlase 2026 aasta trajektoor toob selle uskumatult lähedale Jupiteri hillisfäärile, mis asub 53,5 miljoni kilomeetri kaugusel. See on planeedi gravitatsiooni suur päikese gravitatsioonijõu. Seda kummalist joondumist peetakse juhuseks ning see on tekitanud ka spekulatsioone, et objekt võib mingil teadmata põhjusel sihilikult sellesse piirkonda liikuda. Atlasel on lisaks täheldatud mõningaid kummalisi värvimuutusi, mida on nähtud soonaripiltidel. See taevakeha on ka ebatavaliselt suur tähtedevahelise objekti kohta, hinnanguliselt miljardite tonnide massiga, mis teeb selle raskemaks kui Oumuamua ja Borisov. Vaidlusaluste astronoomide ja tulnukate uskujate sõnul seab see tähelepane kahtluse alla ootuse, et kosmosest saabuvad külalised ei pruugi olla nii väikesed, kui me arvasime. Atlase iseärasustele lisandub selle äärmuslik negatiivne polariseeritus, mis on komeedi puhul väga haruldane ega ole täheldatud teistel päikesesüsteemi objektidel. Ja kummalisel kombel ei paista objektil olevat ka traditsioonilist tolmusaba, mis on tekitanud vaidlusi selle päritolu ja olemuse üle, viidates, et see on kas palju kivisem, kui algselt arvati, või mõned arvates isegi tehnoloogiline. Oletatav komeet, mis vastab vaid mõnele komeedi kriteeriumile, muutus heledamaks kui kunagi varem nähtud ning on päikesest sinaka. Väidetavalt on sellel päikese poole ja päikesest eemale suunatud joavood, mis viitab tohutule pindalale. Teadlased on märganud ka üllatavalt stabiilset trajektoori, mis seab kahtluse alla idee, et tegemist on loodusliku komeediga. Vaidlusalused astronomid nagu Avi Loeb väitsid, et 3E Atlase iseärasused võivad olla tingitud selle ebaloomulikust koostisest ja tulnukate tehnoloogiast. Ta hoiatab, et inimkond peaks olema valmis ootamatuks ja võib-olla soovimatuks külaskäiguks. Teised teadlased väitsid, et rohelist kuma, nikli ja süsihappegaasi kõrget kontsentratsiooni ning kummalist käitumist saab kõike seletada lihtsate, seni tundmatute looduslike protsessidega. Mida eksperdid pole suutnud meile öelda, on see, miks komeet kannab elu võtmekomponente, sealhulgas metanooli, vesiniktsüaniidi, süsihappegaasi, nikliauru ja veejääd. Praegu jäävad väited bioloogiliste signatuuride ja tulnukate tehnoloogia kohta pelgalt spekulatsioonideks ning me ei tea endiselt, mis on 3E Atlas, kust see tuli või miks. Austraalias Tasmanias on politsei teatanud, et nad on ühe paari heaolu pärast äärmiselt mures. 72-aastane Gregory Vaughn ja tema partner 66-aastane Kim Warner kadusid pärast seda, kui nad alustasid lendu väikelennukiga. Juhtum sai alguse 2. augustil 2025, kui Gregory, Kim ja nende koer Molly astusid Georgetowni lennujaamas pardale rohelisse kahekohalisse Bristol SLSA lennukisse ja suundusid Uus-Lõuna-Walesi keskossa. Nad pidid teel maanduma Victoriasse, et lennukit tankida, kuid nad ei jõudnudki sinna. Kui üks pereliige märkas, et nad on väga hiljaks jäänud, muutus ta murelikuks ja hakkas abi otsima nende leidmiseks. Gregory polnud väikelennukitega lendamises uus. Ta oli seda juba pikka aega teinud ja ta oleks teadnud, milliseid protseduure järgida.
Kui üks paari sõpradest märkas, et ta polnud Georgetowni lennujaamast starditeadet kuulnud, arvas ta, et miski põhjustas nende õhkutõusul viivituse. Ta sõitis lennuväljale, olles täiesti kindel, et leiab Gregory ja Kimi lennuki juures ootamas. Kohale jõudes oli ta üllatunud, kui avastas, et lennukid polnud enam seal ja paar oli juba õhku tõusnud. Lennujaamade assotsiatsiooni president David Brewster töötas lähedal asuvas angaaris ning sõber läks oma murega tema juurde. Ta ütles Davidile, et on mures, kuna polnud kuulnud väljalennukutset, aga ka sellepärast, et paar polnud pärast õhkutõusu kellegagi raadioside kaudu ühendust võtnud. See pani kohe häirekellad helisema, sest Greg oli tuntud selle poolest, et ta suhtles lennukit juhtides pidevalt raadioside kaudu. Ja mitmel korral oli ta seda isegi liiga palju kasutanud, mis muutis tema vaikimise veelgi muret tekitavamaks. Esimene samm oli võtta ühendust Air Services Australiaga, kellelt 2 meest uurisid, kas nad on Gregorilt või Kimilt midagi kuulnud, kuid nad said vähe vastuseid. Melbourne'i keskuses oli just toimunud vahetus ning selleks, et teada saada, kas paar oli ühendust võtnud, pidid nad välja otsima kõik selle päeva raadioside lindistused, kuid nad ei olnud nõus seda tegema, enne kui oleks kinnitatud, et tegemist on hädaolukorraga. Selle asemel ütles keskus neile, et nad uuriksid, kas lennuk on sihtkohta jõudnud. Ja kui see ei ole nii, siis teavitaksid võime ning otsingu ja päästemeeskondi. Kuna nad ei tahtnud nii kaua oodata, tõusid nad ise lennukiga õhku ja alustasid omal käel otsinguid. Nad lendasid Georgetowni lennujaamast rannikule, uurides hoolikalt maapinda allpool, otsides mingeidki märke rohelisest lennukist, kuid tulutult. Nad usuvad, et lennuki raadio võis olla rikkis ja et Gregory ei teadnud, et tema raadiosõnumid ei jõudnud kohale. Kummalisel kombel ei tuvastatud lennukid lennuradari kaartidel ning oli selge, et midagi oli väga valesti läinud. Seejärel naasid nad lennujaama ja võtsid ühendust võimudega, kes alustasid otsingutega. Politseihelikopter otsis lennukit õhust, lootuses seda märgata. Otsinguala hõlmas Flindersi, Cape Barony ja Chapel'i saari, kuid rohkem kui 4 kuud hiljem pole Gregory, Kimi ega Molly kohta ühtegi jälge leitud. Kuna lennukist ega õnnetuse rusudest polnud jälgegi, lõpetati otsing lõpuks vastuseid leidmata. Politsei lisas, et nad ei leidnud mingeid tõendeid kahtlaste asjaolude kohta ning uurimine jätkub endiselt. Ta ütles oma perele, et on töölt koju teel, kuid nüüdseks on möödunud juba 3 kuud ja ta pole siiani uksest sisse astunud. Joel Dino Valdez, merejalaväe veteran, töötas ettevõttes nimega American Power liinitöölisena. See töö, mis asus tema kodust Coyotes, New Mexicos 6 tunni kaugusel, võimaldas tal toetada oma naist ja 3 väikest last. Joel sõitis regulaarselt pikka teed Silver Cityst Coyotesse ja jõudis alati koju. 18. september 2025 oli aga teistsugune. Sel päeval oli midagi kummalist toimumas ja mis iganes see ka polnud, sellele järgnes müsteerium. Kell 14.30 saatis 36-aastane mees oma naisele sõnumi, nagu ta alati tegi, kui ta töölt lahkus. Ta andis talle teada, et lahkub Silver Cityst ja on teel koju. Tunde möödus ilma ühegi täiendava sõnumita Joelilt ja järgmiseks päevaks, kui ta polnud ikka veel koju jõudnud, muutus perekond mõistetavalt murelikuks. Enne kui tema kadumisest teatati, tegid tema naine ja ülejäänud perekond mitu katset temaga ühendust saada. Kõik need katsed ebaõnnestusid iga kord. Iseseisva uurimise käigus avastati, et nüüdseks kadunud mehe krediitkaarti kasutati Santa Fe piirkonnas umbes kell 17.40 päeval, mil temast viimati kuuldi. Panga väljavõtted näitasid kütuseostu Serioze teel asuvas Alsopsis. Konto peal oli veel üks tehing. Sularaha väljavõtmine lähedal asuvast Wells Fargo sularaha automaadist. Pere sõnul polnud need 2 tehingut iseenesest midagi ebatavalist, kuid suhtvuse puudumine oli kindlasti muret tekitav. Järgmisel päeval tehti kaardiga veel tehinguid, mis hakkasid juba muret tekitama. Seekord oli tegemist suure kütuseostuga, millest oleks jätkunud mitme sõiduki tankimiseks, mitte ainult Joeli 2015. Aasta Chevrolet Silverado 2500 jaoks. Pärast neid tehinguid lasi kadunud mehe naine kaardi sulgeda. 21. septembril pidi ta leppima mõttega, et tema abikaasa ei tule koju ning tegi selle südantlõhestava käigu kohaliku politseijaoskonda, et teatada Joel Valdezi kadumisest. Vaid päev pärast kadumise avalikuks tulekut
teatas üks tunnistaja lootustandvast vaatepildist. Nad väitsid, et olid näinud Silveradot Albuquerque's, kuigi ei täpsustatud, kas nad nägid sõidukit sel päeval või eelnevatel päevadel. Julie Diak on siiani teadmata kadunud. Selle sündmuse asjaolusid peetakse kahtlasteks, kuna arvatakse, et keegi, kes ei ole Joel, kasutab tema krediitkaarti, ning nad pole siiani lakanud kaarti kasutada proovimast isegi pärast kaardi tühistamist. New Mexico osariigi politsei uurib kadumist ning ka 6 mehe kaardi loata tehtud või üritatud kasutust. Tivet selle kadunud isiku asukoha kohta saab edastada New Mexico osariigi politseile numbril 505-841-9256. Suur tänu, et vaatasite! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldimisnuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.